Head kuulajad ja vaatajad. Viimaste päevade välisuudised on süngemad, kui tahaksime tunnistada. 4 aastat tagasi alanud Venemaa sissetung Ukrainasse oli küll jahmatav, kuid tegelikult paljuski ootuspärane. Idanaabri käitumismuster ei olnud suures plaanis tundmatu ja sisimas teadsime, mida ultimatiivselt oodata või karta. Seda enam, et Venemaa punased jooned olid ju selgelt deklareeritud. Harjumuspärane oli ka agressiooni saatev ja õigustav Moskva kommunikatsioon. Ennast moraalselt kõrgemale positsioneerivas Euroopas ja USAs oli sellele lihtne vastanduda, ennast paremana näidata. Ja olgem ausad, seda ka tehti üliinnukalt valitsusjuhtidest kuni madalama otsapoliitikuteni. Ent järgnevad aastad tõid kaasa rutiini, väsimuse, kitsikusest lähtuvad reaalpoliitika tagasituleku komped ja sellega paratamatult kaasnevad distsipliini languse. Varem pretsedenditut ühtsust ilmutanud lääne poliitiline faalangs hakkas vankuma, sellest nähtuvatest murretest ilmutas end peeglitagune maailm. Tagajärje hukkamõistule hakkasid kaasa rääkima põhjuse seletused ja sellest nähtus, et pilt pole sugugi nii ühekülgne, kui meil on pikka aega sisendatud. Tasahilju hakkas kohale jõudma arusaam, et soovides maailma kujundada arrogantselt oma suva järgi ja allutada kõiki teisi oma tahtmisele, pidime varem või hiljem põrkuma teiste ja kolmandate osapoolte eluliste huvidega. Nähtus, et tegelikult polnud me paremad kui meedia poolt sügavmustaks võõbatud venelased. Pigem vastupidi. Nii ida kui ka lääs lähtusid ja lähtuvad jätkuvalt oma välis- ja julgeolekupoliitika kujundamisel sellest samast maiste huvide printsiibist. Lääs on aga enesele omistanud mitte lihtsalt moraalsuse, vaid väljavalituse, kõrgema kutsutuse või seatuse. See on perversne ja üha enamatele inimestele läbinähtavalt silmakirjalik pseudoreligioosne ekstaas. Tasub meenutada, kuidas meie inforuumis on Vene õigeusu kiriku patriarhi ja seekaudu ka kirikut ennast hurjutatud Venemaa sõjategevust toetavate avalduste pärast. Aga nüüd, kus nii meie kohalik kui ka USA kristlike sionistide kisakoor kiidab takka Iraani vastasele agressioonile, oleks kõik justkui koššer. Teadaolevalt ei ole üheski kohalikus Vene õigeusu kirikus tegeletud avalikult Venemaa agressioonile takka kiitmisega. Küll aga kiidetakse kohalikes nii-öelda vabakogudustes toimuvatel üritustel kristliku sionismi vaimus varjamatult takka Iisraeli ja USA agressioonisõjale, portreteerides seda jumala tahte elluviimisena. Viimaseid aga valitsus sundlõpetamisega ei ähvarda, neid isegi ei noomita. Sest paraku valitsevad meie riigis toored topeltstandardid. Samas näeme nüüd üha selgemalt, kuhu on aastakümnete pikkune meelepett meid viinud. Olles lasknud oma mõtlemist ja hoiakuid üha korratavate julgeolekurituaalide läbi konditsioneerida, oleme maskide langemisest halvatud. Ühtäkki seondub üldine valitsev meeleseisund ja sellest tulenevalt iga argielu valdkond sõjaga. Ja julgeolek tähendab alalist hirmu. Kõikjal lääneriikides voolab raha sõjatööstusse mahus, mida pole aastakümneid nähtud. Aga erinevalt külma sõjaaegsest lääne majandusbuumist pigistavad meid täna puudus ja inflatsioon. Samuti rahvastiku kiire kahanemine ja vananemine ning massiimmigratsioonist tingitud probleemid, ühiskonna lõhenemine, seesmised vastuolud. Hüppeliselt tõstetud militaarkulutuste ees kahvatuvad aga kõik teised riiklikud kuluprioriteedid haridusest tervishoiuni, perepoliitikast omaste hoolduseni. Ehk võetud kohustus kulutada sõjandusele 5% sisemajanduse kogutoodangust tähendab valusaid kärpeid muude hädavajalike kulutuste arvelt. Terveid majandussektoreid ähvardab kokkuvarisemine, aga sellest hoolimata näevad mõned majandusteadlased siin ikkagi lootuskiirt. Rohkem relvi tähendavad suuremat julgeolekut, see omakorda pidavat mingil hetkel suutma julgustada investeeringuid ja soosima ettevõtlusvalmiduse taastumist. Paraku pole asjalood kaugeltki nii lihtsad, et mitte öelda primitiivsed. Loosungeid võib üle lehvitada, aga reaalselt investeerime mitte progressi, vaid destruktsiooni. Energia kättesaadavus ja hind on omaette küsimus, kuid ka kallihinnalisest toormest taotakse relvi, mitte tootmisvahendeid. Selle nimel tõrjutakse paratamatult kõrvale paljud potentsiaalselt tootlikumad investeeringud ja kõige krooniks võtavad valitsused veenva destruktsiooni rahastamiseks igal aastal kasvavas tempos ja hiiglaslikus mahus laenu. Laenu, mille teenindamiseks ei piisa enam kahaneva ja vananeva rahvastiku ning rohepöördeliselt känguva majanduse tingimustes maksutulust, vaid tuleb võtta veelgi suuremaid laene. Võlaspiraal on seejuures kõike muud kui ettenähtamatu. Majapidamiste ja ettevõtete intressimäärad lükatakse üles,
kõige kvalifitseeritumad spetsialistid tõmbab endale heldelt ülekullatud militaarsektor, mille palgale kolivad üha enamad kaitsevaldkonna tippametnikud. Suurema sõja ootuses hävitatakse proksisõdades, aga ka kodumaistel polügoonidel sadade tuhandete tonnide kaupa nii-öelda hapuks minevat laskemoona ja diislijanusest vanast tankist valatakse uus, samajanune. Muretsedes planeedi meie ühiskonna tervise pärast, me mitte lihtsalt ei nõustu sellega, vaid otsesõnu nõuame seda. Sest nagu meile on pidevalt sisendatud, elame aina ohtlikumas maailmas. Seejuures oleme šokeeritud, kui üksikud hääled söandavad viidata, et kardetavasti võib sellise suhtumise ja maailmatunnetuse lõpptagajärjeks olla nii-öelda isetäituv ennustus. Ehk valmistudes järjepidevalt ja süstemaatiliselt suureks sõjaks, saamegi lõpuks, üllatus, suure sõja. Märtsi alguses sai Balti kaitsekolledži korraldatud iga-aastasel Venemaa konverentsil üllatuslikud sõna- ja meediakajastust USA mõjuka mõttekoja Stimsoni keskus Venemaa uurimisprogrammi juht Peter Sleskin. Mitmed tema seisukohad mõjuvad meie laiemale auditooriumile tõepoolest jahmatavalt. Nimelt näeb ta, et lääne hirm monoliitse autokraatliku telje ees ei ole mitte geopoliitiline reaalsus, vaid kunstlikult tekitatud ideoloogiline kark ehk omakasupüüdlik pettekujutelm. Sleskin osutab, et kogu lääne poliitiline identiteet on ehitatud vaba maailma müüdile, millel tegelikult puudub positiivne programm ja mis püsib elus vaid tänu konstrueeritud ja pidevalt taastoodetavale välisohule või selle kartusele. Dominoteooria rakendamine sunnib USA'd oma iseloodud vastaseid otse nende piiridel pidevalt provotseerima, küttes nõnda asjatult konflikte. Lõputu eksistentsiaalse ohutsükkel on aga tänapäevaks paljuski ammendumas, sest uus põlvkond ei jaga enam vanu hirme ega triumfi nostalgiat. USA ambitsioon mängida globaalset politseinikku muutis selle kurnatud julgeolekuriigiks ning tänasele valijale on niinimetatud vaba maailma kaitsmise nimel peetav lõputu koletisejõht muutunud vastumeelseks ja ka talumatult kalliks. Seejuures tõstis Sleskin väga olulise punktina esile, et niinimetatud lääs pole mitte universaalne väärtussüsteem, vaid kitsas, USA-keskne ja hierarhiline huvirühm. Universaalsete väärtuste jutustamise asemel tuleks tunnistada ploki tegelikku geopoliitilist piiratust. On murettekitav, et ühtset, tugeva kristliku ja intellektuaalse ankruga lääne tsivilisatsiooni pole enam reaalselt olemas. Aga uue ja poliitiliselt kandva tsivilisatsioonilise raamistiku loomine tühjalt kohalt on äärmiselt küsitav. Selle hinnanguga saab üksnes nõustuda. Viimastel aastakümnetel on kristlus asendatud liberaaldemokraatliku libakonfessiooniga, paremal juhul ähmase ja mitmeti tõlgendatava, et mitte öelda seesmiselt vastuolulise judeo-kristliku kultuuriruumi kontseptsiooniga. Tulemuseks või pigem tagajärjeks on mitte kurja väljaajamine, vaid selle esile manamine Washingtonist Brüsselini. Nagu olen varasemates kommentaarides osutanud, on Trumpi administratsiooni taustaks mitte kristlikud, vaid end kehvasti kristluse maski taha peitvad selgelt demoonilise ilmega vaimsed jõud. Keegi anna sellest selgemat tunnistust kui Trumpi vaimne juhendaja ja Valge Maja usuosakonna juht Paula White. Victory in the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus from South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa, from South America, angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Pika hata anda ata ora bata rata ande eke manda rasata. Radavoko randaya dariyasai rotaya kata, and the Lord says He thrust you suddenly, fire, power. Let it be unlocked. Let it be unlocked. Let it be unlocked. Let the prophetic be unlocked. Let it be unlocked. Let it be unlocked. Let it be unlocked. I want $100,000
There are 10 people that could give $10,000. There's 100 people that could give $1,000. Get a check, make it payable to Paula White Ministry. There are people that are watching right now. If you say, I don't have it, give $100. Bring up a sacrificial seed. This isn't for me. This is about kids that will die without you being obedient. There's only 3 envelopes. I'm not moving. I'm not going to lay hands on people. So you're obedient. Get out of your seat. Come on and come bring up a seed. Jälgides USA's toimuvat on üha ilmsem, et nii-öelda magaliikumisest on kujunenud Trumpi sektantliku ilmega isikukultus. Mis tähendab, et tõelisteks magaliikumise toetajateks kvalifitseeruvad vaid need, kes pooldavad iga Trumpi sõna ja sammu, isegi kui need on risti vastupidised alles eile öeldule ja tehtule. Aga kohati tundub, et probleem on sügavamgi, sest aina raskem on öelda, mil määral on ühildunud Trumpi ümber kujundatud isikukultus ja oletatav vaimuhaigus. Vast polegi nii oluline, kas riigipea käitumise põhjustajaks on psühhopaatia või bipolaarne häire. Aga on üldteada, et raskete maniakaalsete episoodide ajal muutub seesugune inimene sageli impulsiivseks või agressiivseks ja praktika näitab, et relvade kättesaadavus võib sellisel juhul olla raskete tagajärgedega. Rääkimata maailma võimsama sõjalise jõu kättesaadavusest. Oma eelmises kommentaaris käsitlesin Iraani sõda ja selle üha süngemaks muutuvaid väljavaateid. Muudku süvenevas kriisis viskavad aga mitmed sionistlikud kommentaatorid hoopis raketikütust tulle, muuhulgas ülistades läbirääkimiste toimumise ajal ühe osapoole ründamist kui kõige vapramat välispoliitilist sammu. Verine agressioon tähendavat USA autoriteedi taaskehtestamist maailmas ja Trump lihtsalt annab Ameerika visioonile uue elu. Ben, we're so happy to sit down with you, and I want to start with Iran. Obviously, we've heard so much about it. It's kind of top of mind for so many people, and the president actually said that there's practically nothing left to target in Iran. He also noted that anytime he wants this war to end, it will ultimately end. So give me your assessment of this overall conflict. I think that the president's move here is the single bravest foreign policy move of my lifetime. I think it can be the single most transformational foreign policy move since the fall of the Soviet Union. If you had to grade his leadership during this time in our country right now, what would you give him? I mean, A+. Right now, I mean, again, I think what you're watching him do in Iran is not only unprecedented in terms of its political courage. I think that it is and has the potential to be a true game changer for America's role in the world, not only for the next 10 or 20 years, but for the coming century. Kohates niisuguseid selgelt mõistusevastaseid hinnanguid ning nähes meile suunatava ajupesu intensiivsust, mastaapsust ja nahaalsust, tasub meenutada, kuidas 2008. aastal teatas Trump ise avalikult, et USA president, kes alustab Lähis-Idas valedele tuginedes sõda, tuleks ametist tagandada. Nancy Pelosi, the speaker? Well, you know, when she first got in and was named speaker, I met her, and I'm very impressed by her. I think she's a very impressive person. I like her a lot. But I was surprised that she didn't do more in terms of Bush and going after Bush. It was almost, it just seemed like she was going to really look to impeach Bush and get him out of office, which personally I think would have been a wonderful thing. Impeaching him? Absolutely, for the war. For the war. Because of the conduct of the war. Well, he war. lied. He got us into the war with lies. And, I mean, look at the trouble Bill Clinton got into with something that was totally unimportant, and they tried to impeach him, which was nonsense. And yet Bush got us into this horrible war with lies, by lying, by saying they had weapons of mass destruction, by saying all sorts of things that turned out not to be true. Palju on räägitud Venemaa ekspresident Dmitri Medvedevi ülepingutatud ja tihti labasevõitu avaldustes sotsiaalmeedias. Ja need tõepoolest ongi labased. Aga olgem ausad, Trumpi postitused Truth Socialis on klass omaette. See on nagu täistuuridel 24/7 sõita Ameerika mägedel, kus mitte ainult ühe päeva, vaid sageli mõne tunni sisse mahuvad kaetavad needmised, ülistavad kiiduavaldused ja esiletõstmised, hüsteeria, eksalteeritus, ähvardused, ilmselged valed ja vasturääkivused, aga ennekõike häbematu ja varjamatu nartsissism ehk ebaterve eneseimetlus. Situatsiooniteadlikkust ei aita seejuures oluliselt tõsta ka Trumpi pressiavaldused ja golfilennuki ukselt antud kommentaarid. Pigem vastupidi. Nii ei olnud NATO liitlastel võimalik teada, et vähem kui aasta tagasi väidetavalt täielikult hävitatud Iraani tuumaprogramm tuligi üllatusrünnakuga kordus hävitada. Et ajatollade raketivõimekuse pidi nullima ära isa asendamine pojaga.
et reeturliku agressiooniaktiga võivad kaasneda ulatuslikud vastulöögid ja et sõja puhkemise korral ei ole Hormuzi väinas suuteline navigatsioonivabadus tagama ka USA 3 tugevdatud emalaeva lahingugruppi. Ja et lõpuks tuleb maailma üliriigi näo päästmiseks viimases hädas abi küsida Euroopa vasallriikidelt. Ometi hoiatasid selliste stsenaariumide eest mitte ainult USA luureasutused, vaid koguni meediaväljaanded. Well, we haven't made a final decision. We're not exactly happy with the way they negotiated. It's a playbook Trump has used before, but Iran is very different from Venezuela. Even after its 12-day war with Israel in June, Tehran still has thousands of mid- and short-range missiles that it could fire at U.S. bases and allies. And it could try to disrupt shipping traffic in the Gulf, which could severely impact the global oil market. Trump, kes viljeles ebatervet kommunikatsiooni juba enne agressioonisõja vallepäästmist, kaotas ilmselt mingil hetkel pinna jalge alt. Ühel hetkel jubeldas ta sotsiaalmeedias, et Iraan, millel oli plaan vallutada kogu Lähis-Ida ja täielikult hävitada Iisrael, on nüüd surnud ühes oma plaanidega. Seejärel andis ta aga teada, et nüüd, kus USA on Iraani nii sõjaliselt, majanduslikult kui ka igal muul moel võitnud ja täielikult hävitanud, peavad Hormuzi väina kaudu naftat saavad maailma riigid ise selle läbipääsu eest hoolitsema. USA on küll valmis tegema nendega koostööd, aga see kõik oleks alati pidanud olema meeskonnatöö, mis ühendab maailma harmoonia, julgeoleku ja igavese rahu suunas. Niisiis kutsus Trump lääneriike aitama USA'd Hormuzi väinas julgeoleku tagamisel, samas aga pöördudes otse NATO poole ähvardas ta liitlasi keeldumise korral tumeda tulevikuga. Saamata piisavalt kiiret vastust nõudis Trump järgmiseks, et need riigid tuleksid ja kaitseksid oma territooriumi. Trumpi sõnul võiks isegi sedastada, et võib-olla ei peaks USA üldse seal olema, sest USA'l pole seda kõike vaja. USA'l olevat nimelt naftat piisavalt. I really am demanding that these countries come in and protect their own territory because it is their territory. It's a place from which they get their energy. And they should come and they should help us protect it. You could make the case that maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil. Ilmselt pole ainuke, kellele tundub selline jutt hämmastavalt mõistusevastasena. Eriti pidades silmas, et Iraani vastast agressiooni alustati teisi NATO liikmesriike teavitamatagi, rääkimata nendega konsulteerimisest. Niigi ülesköetud olukorrale lisas veelgi pöörasust abipalve Hiinale, kusjuures samuti halvasti looritatud korralduse vormis, ähvardusega jätta keeldumise korral ära eelolev riigi visiit, nagu seda oleks Hiinale hädasti vaja. Seejuures käib jutt sellest samast Hiinast, mille osaks olevat Taiwani USA Pekingi härritamiseks alaliselt relvastab ja mille kõhu all olevas Taiwani väinas liigutab USA provokatiivselt oma ja ka vasallriikide sõjalaevu. See sama Hiina, mis on 2021. aastast Iraani strateegiline partner ja mille laevade liikumisele Iraan teatavasti takistusi ei tee. Lisaks ei saa jätta märkimata, et see sama Hiina, millelt nõudlikus toonis abi palutakse, leiab möödapääsmatu heidutamise ja tasakaalustamise kontekstis põhjalikku käsitlust ka USA julgeolekustrateegia dokumendis. Euroopa riikide esmasele leigele, et mitte öelda ettevaatlikult äraütlevale vastusele, reageeris Trump ähvardusega jätta nad Ukraina küsimuse lahendamisel üksi. USA niinimetatud liitlased, täpsemalt öeldes küll vasallid, on muidugi kahvlis, sest retoorika ja ühislaenudega pole võimalik Venemaad põlvili suruda. Arusaadavalt on rahvusvahelise õiguse kohaldamine valikuline, aga USA selge strateegia ja pikema plaani puudumine Iraanis tekitab endiselt väga tõsiseid küsimusi. Muuhulgas mõistetakse, et kes iganes liitub agressioonisõjaga, minetab võimaluse heita sama ette Venemaale. Pealegi, lisaks ohule saada tõmmatud järjekordsesse suuremasse kuuma sõtta, tuleb ka käesoleval puhul maksta kõige kallim hind Euroopal. Ukraina, Lähis-Ida, laiem majanduskrahh ja järjekordne migratsiooniplahvatus. Kimbatusel on potentsiaali areneda paanikaks. Käimasoleva Trumpi-nimelise tsirkuse varjus jätkab aga maailma kõige moraalsem Iisraeli armee takistamatult oma Gaza käekirja elluviimist. Valmistades ette järjekordset agressiooni, kasutas juudiriigi armee inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch andmetel Liibanoni elamupiirkondade tühjendamiseks valget fosforit. See on lennukitelt külvatav relv, mis kahjustab valimatult, tekitab inimestele luuni ulatuvaid põletushaavu ja on rahvusvahelise humanitaarõiguse järgi keelatud. Sellal, kui eurooplased vahivad jahmunult Ameerika mustkunstniku etteastet, rullib halastamatu genotsiidimasin edasi. Lääne ulatuslikul vaikival heakskiidul.
või koguni takkakiitmisel. Kes ei õnnista ilmalikku Iisraeli riiki ja kõiki selle sõjalisi ettevõtmisi, kui tahes ebainimlikke ja vägivaldseid, seda ei õnnista Jumal. Teatatakse meile Jumala teotuslikult. Nagu sellest oleks veel vähe, on teisi märksa kurjakuulutavamaid märke. Nimelt ei saa välistada, et soovitud lahenduse saavutamiseks võivad USA ja Iisrael taaskord korraldada false flag tüüpi operatsiooni. Teisisõnu, korraldada valelipu terroriakti, mis pakuks ettekäände maavägede Iraani sisseviimiseks või halvemal juhul koguni tuumapommi kasutamiseks. Teatavasti on USA'l selleks juba sisse tallatud rada. Sellele stsenaariumile võib, kuigi ei pruugi, viidata USA terrorismitõrjekeskuse juhi Joe Kenti poolt esitatud tagasiastumise avaldus, millest ta tunnistab, et Iraan ei kujutanud USA'le mingit vahetut ohtu, et vastupidised väited on valed ning et agressioonisõda algatati Iisraeli survel. Kui varasem tulihingeline magamees Kent kirjutas, et südametunnistus ei luba tal enam administratsioonis jätkata, siis ei kõnelenud mingi pehme, õrnahingeline bürokraat. Ei. Kent on koguni 11 ametlikul sõjalisel välismissioonil osalenud eriväelane, kes pärast erruminekut jätkas tegutsemist CIA mustade operatsioonide sektoris. Midagi aga juhtus. Tähelepanuväärselt rääkis Kent oma esimeses ametis tagandamisjärgses intervjuus Tucker Carlsonile, et antud juhul on Iisrael valelikel eeldustele tuginedes USA Iraani vastu sõtta tõmmanud, kusjuures Iisraelile sobivaks eesmärgiks on kogu piirkonna taaskordne ja pikaajaline kaosesse paiskamine. Isegi kui USA-l ja ülejäänud maailmal tuleb selle eest maksta väga kõrget hinda. Well, that was my next question. I think you would have heard tell of such a plan. So if you're going to take out a government, I think it's fair to ask what replaces it. And I have asked a bunch of people, many people, this question, never gotten any answer whatsoever other than there's no plan. The Israelis don't have a plan because they don't care. Do you think that's fair? I think that's completely fair. I think as Americans, rightfully, we want a clear stated objective and end state for war. I think that's something that was born out of the GWOT, was born out of the Vietnam era. Americans want to know why we're going to war, what the end state is, and they can get on board in general if that's clearly articulated. That's not the case with Iran. The Israelis are different. I think a lot of times, again, because a lot of them speak English, they culturally feel the same, but the Israelis have a much different tolerance for how and why they're going to war and for their endurance for war. The Israelis are completely fine with Iran slipping into chaos. That means that the Ayatollah and the IRGC can't really threaten them anymore. Hezbollah's money might be cut off in their head. And so complete chaos in Iran, it's not necessarily a bad thing for the Israelis. For us, for global energy, Straits of Hormuz, our partners in the GCC, mass migration problems in Europe, this is a major problem. It's a catastrophe for the world. For the world, yeah. Selle peale meenub USA president Harry Trumani poolt vahetult pärast teist maailmasõda 1947. aastal tehtud tähelepanek. Tsiteerin. Ma leian, et juudid on väga, väga isekad. Neid ei huvita, kui palju eestlasi, lätlasi, soomlasi, poolakaid, jugoslaavlasi või kreeklasi mõrvatakse või väärkoheldakse ümber asustatud isikutena, seni kuni juudid saavad erikohtlemist. Ometi, kui neil on võim, olgu see füüsiline, rahaline või poliitiline, ei jää nad julmuse ega rõhumise poolest alla ei Hitlerile ega Stalinile, kui jutt käib nõrgemate kohtlemisest. Tsitaadi lõpp. Lõpetuseks jätan mängima klippi omaaegses menusaates 60 sekundit toimunud intervjuust USA kunagise riigisekretäri Madeleine Albrightiga. Paralleelid tänase päevaga on ilmselged, sellele hinnanguid anda ja järeldusi teha võib aga igaüks ise. See ei ole raske. She says the U.S. is trying to prevent Saddam Hussein from making and dropping a nuclear bomb or chemical weapons on other countries. And she says he's still lying about his weapons programs. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. It is a moral question, but the moral question is even a larger one. Don't we owe to the American people and to the American military and to the other countries in the region that this man not be a threat? Tänaseks tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee.
Ühtlasi on kindlasti kasu sellest, kui jagate minu kommentaari oma sõprade ja tuttavatega. Nagu ka sellest, kui märgite minu YouTube'i kanali meeldivaks, vajutades subscribe või telligi nuppu. Mida suuremaks kanali jälgijaskond kasvab, seda enamate inimesteni siin avaldatud videod jõuavad ja seda enam on minu pingutusest videoproduktsiooni jätkamiseks kasu. Aitäh teile ja kuulmiseni!